Tere kuulamast järjekordset osa Tehnopol Startup Inkubaatori podcastist. Tänases podcastis teeme juttu varajase faasi startupi jaoks üliolulisel teemal ja räägime finantseerimisest. Ja sellel teemal oleme palunud oma saatekülaliseks Tallinna börsijuhi Kaarel Otsa. Tere tulemast! Tere! No teeme siis kohe kõige põnevamast otsast algust ehk 2021. aastat oli põhjusega võimalik nimetada hipodroomiks ja tõepoolest I-ga siis hipodroomiks. No kui palju hipposid siis Tallinna börsil esile tuli? Õige. Hipodroom ta oli jah, ja ma ühes varasemas podcastis lubasin selle sõna välja mõtlejale veini. Nüüd see inimene on välja ilmunud, et mul on see vein veel üle andmata, aga tegelikult see on väga tabav jah, et 7 hippot oli. 7 hippot, aga mis võib-olla ei ütle midagi iseenesest, eks, aga võtame niimoodi, et eelneval siis 4 aastal oli iga aasta 1 hippo, et me olime juba sellega väga-väga rahul, sest varasemalt oli selline pikk tühimik tegelikult, kus selliseid avalikke pakkumisi ei olnud, ehk et sellisest stabiilsest 1 per aasta liikusime 7 peale, aga mis veel seda aastat iseloomustab ja ma arvan, mis andis veel hoogu sellele hipodroomi kujunemisel oli see, et meil oli ka SPO-sid. Et SPO on siis secondary, public offering, mis tähendab, et ka sellest või nendest oli võimalik investoritel osa saada ja neid oli veel rohkem. Ehk et kokku meil kaasati raha eelmisel aastal nõks alla 400 miljoni. Et peaaegu kõigist oli võimalik osa saada kohalikel ja investoritel. Et peaaegu kõigil ma ütlen sellepärast, et kõik ei olnud avalikud. Aga jah, paned need 7 uut siis olemasolevad lisaraha kaasamised, võlakirjad, et kokku oli kuskil 400 miljonit. Et panna see 400 miljonit nüüd kuhugi konteksti, siis 5 aastaga on kokku kaasatud Tallinna börsilt 900. Et kui panna seda teistsugusesse konteksti, et kui Eesti startup-sektor kaasas siis investeeringutena möödunud aastal õige pisut alla 1 miljard euro, siis tegelikult circa 40% on siis see maht, mis siis Tallinna börsi hipode kaudu oleks tulnud, kui need tehingud oleksid olnud siin. Mis on jah avalik. Mis selle kasvu kaas on toonud? 7-kordne kasv võrreldes möödunud aastatega, et kas on erainvestorite huvi plahvatuslik kasv, mida siis ettevõtted tunnetavad, et on aeg tõepoolest õige see avaliku pakkumisega raha kaasata, on selle taga midagi muud? See on piisab, kui ükskõik mis meediaväljaannet lugeda maailmast, et see on enam-vähem sama. Et see on kombinatsioon rahatrükist, kombinatsioon ülimast optimismist, sellest, et ma ei tea, peaaegu kõik, mis puutub või puutud läheb kullaks või vähemalt õnnestub väga hästi. Aga kui Eestit vaadata, siis meile meeldib mõelda, et selle taga on olnud palju tööd. Et see 7 korda on jah, kui me mõtleme hipposid, aga tegelikult see kasv ei ole ju nii suur olnud, et see hippode tükkide arv tegelikult polegi oluline. Mida meie rohkem jälgime on, kui palju on investoreid, kui palju kaubeldakse, kui palju tehinguid tehakse ja muidugi seda ka, et mis on siis nende ettevõtete turuväärtus. Et see turuväärtus hüppas kõvasti. Turuväärtus oli aasta lõpuks 5,3 miljardit. Ettevõtete arv, loomulikult kui tulid uued peale, on aegade kõige suurem. See market cap 5,3 on samuti aegade kõige suurem. Tehinguid tehti peaaegu 900 000. Ehk et nõks alla 1 miljoni. See on aegade absoluutne rekord. Ja käive ka. Ja need, kui me võrdamegi varasema või eelmise aastaga, need kasvasid kõik umbes 2 korda.
investorite arv täpselt samamoodi, et selline 2001 võib-olla iseloomustubki selle poolest, et sisuliselt kõik, mida me mõõdame, kõik tuli juurde 2 korda. Kui meie kuulajaskonna hulgas on peaasjalikult startup ettevõtjad ja väga paljuski varajase faasi startupide ehitajad, siis kas võib öelda, et Eesti startup kogukond on ka Tallinna börsi ja just First Northi enda jaoks justkui avastanud, ehk siis kui palju nendest 7 olid startup ettevõtted, kes raha sellise pakkumise kaudu kaasasid? Ei tea, sellepärast, et ma kohe ütlen, miks ma ei tea, et ma olen seda varasemalt ka öelnud, et mulle see startupi definitsioon on siiamaani segane. Ma ilma naljalt, ma tegelikult ei tea, mida selle all mõeldakse, et see on mingil hetkel sai nagu tuule tiibadesse, et kõik sellised uued ettevõtted olid startupid. Ja siis see võis olla 3 aastat tagasi, kui Tehnopolis on siis Martin Kuroško, eks, rääkis kuskil konverentsile, tema ise kasutas see definitsiooni, ma panin selle kirja. Ja kui see nüüd oli, kui ma nüüd väga ei eksi, siis see oli selline, et startup ettevõte on selline, mis üritab teha siis piiratud ressurssidega, ebaselges keskkonnas, skaleeritavat ärimudelit. Siis mõtlesin, et ja kusjuures tol aastal ma just vaatasin Netflixi pealt Viikingeid. Siis mõtlesin, et näed, et kui see Loki tegi ju esimese sellise vägeva viikinglaeva, et tegelikult ju viikinglaev oli startup ettevõtmine, sest et see oli skaleeritav ärimudel, see oli piiratud ressurssidega tehtud ja seis oli väga ebakindel. Et selles mõttes, kunagi ülikoolis õppisin Clayton Christenseni järgi marketingi siis. Ja ma enam ei mäleta, millal see raamat oli kirjutatud, siis Innovator's Dilemma, kus on siis hästi ära räägitud tänaseks juba siis see disruptive innovation. Siis ei räägitud startupidest. Siis oli sul see, et sul ettevõte, kui ta midagi tegi, siis ta disruptis midagi, raputas, eks. Ja mingil hetkel need kõik muutusid startupideks. Selles mõttes ma ei tea, mul ei ole midagi selle vastu, selle termini vastu, aga kui ma alati, kas või sa ise ütlesid ka, et näed, kaasati miljard on startupid, et kuidagi ta on lahterdunud. Mis iseenesest võib-olla polegi halb, et investorid teavad, mis ettevõttega on tegu, aga mina küll ei oska hinnata, et need, kes meil nüüd tulid, et milline on startup ja milline on nüüd see, kes on tegelikult võrdlemisi alustavas järgus ja milline on see, kes on nüüd juba edasi liikunud mingisugusest nii-öelda startup faasist kuhugi järgmisesse faasi. Tuleb tunnistada, et ega teid see teadlikult seda piiri liiga rangelt ei peagi tõmbama, et seal on tõepoolest need elemendid, mida sa mainisid, teatud juhtudel veel lisatakse siis ajaline määratlus sinna juurde, et mingi vanuseni on põhjust öelda, et tegemist on startup ettevõttega. Aga mis see on muuseas? Mind väga huvitab see. Meil on mõni tuntud ettevõte, kes siiamaani ütleb, et ta teeb startup revolutsiooni mingis valdkonnas ja minu meelest 10 aastat varsti juba. Absoluutselt ja ega see paljuski ongi ka selline pisut turunduslik nurk selle asja juures, et need elemendid, mida sa mainisid ka hea sõbra Martini tsitaadina, siis täiesti õiged. Tõesti, skaleeritavus, võib-olla siis kiire skaleeritavus ühena olulisematest seal. Et seal peab olema kordaja ka siis vahel, et konsultatsiooniärist startupi naljalt ei tee. Aga kui me tuleme tagasi Tallinna börsi juurde, siis jättes kõrvale selle ja suhtume siis võib-olla startupi mõistesse pisut paindlikult, miks ühel ettevõttel, kes kapitali kaasab, kellel on tõepoolest suur ambitsioon laieneda, kiirelt kasvada, selle kasvu finantseerimiseks on tal täiendavat kapitali vaja. Miks börsile tulek võiks tema jaoks hea variant olla? See on võrdlemisi lihtne. Ja ütleme, kõik, kes kuulavad praegu ja mõtlevad, et kust veel infot saada, et kes mind ei usu näiteks, mina ju müün oma teenuseid, et ma soovitan minge nasdaqbaltic.com ja vaadake, kes meil seal on. Ja ma olen kindel, et tunnete
kedagi sealt või te tunnete kedagi, kes tunneb kedagi sealt. Ja küsige, et kuidas, kas see, mis ma praegu räägin, vastab tõele. Ja nii on, ma arvan, kõige lihtsam. Aga sisuliselt peaaegu kui ühest suust tuuakse välja seda, et sellist nähtavust ja tuntust, nagu nad börsil saavad või tänu börsile saavad, nad ei saa mitte kuskilt mujalt. Raha nad võivad saada tõenäoliselt lugematutest kohtadest. Võib-olla mitte lugematutest, aga see ring on lai. Aga selline börsi ajalugu on ikkagi üle 400 aasta. Ja selle ajaga on tast tekkinud kindlasti kõige läbipaistvam kauplemisplats. Ja lisaks nähtavusele siis ka usaldusväärsus, mida samaväärselt sageli välja tuuakse. Jaa, me ise nimetame seda kvaliteedimärgiks. Ja seda on tõesti, sa küsisid, et milline on startup, ma toon välja võib-olla Saunum grupi. Ma arvan, paljud on kuulnud, teeb siis sauna maailmas revolutsiooniks. Ja nemad on mulle rääkinud seda, et kuidas neil välisturgudele minnes siis enda tutvustamine on palju lihtsam. Ehk et kui sa ütled, et sa oled Nasdaq listid, sisuliselt ettevõtte, kuhu nad lähevad, kas see on koostööpartner või potentsiaalne klient või mida iganes. Ta teab, kuhu minna, vaadata, kõik andmed on avalikud. Ehk et võib öelda, et mis nüüd Nasdaq Tallinn on. Ja tegelikult on niimoodi, et kui me jätame nüüd mingisugused väga eksootilised riigid kõrvale, siis börsid on reguleeritud eriti Euroopas praktiliselt ühtemoodi. Tegelikult ka teistes, ma ei tea, kas või USA-ga võrreldes, seal on mingisugused juriidilised nüansid, aga kogu see läbipaistvuse teemad on väga-väga sarnane. Ehk et teatakse tegelikult, mida see tähendab, et ettevõte on üldse jõudnud börsile. Ja ka need ettevõtted, kes tegelikult on siseriiklikult. Võtame LHV, eks, et kõik näevad igapäevaselt, mida nad teevad, kuidas nad teevad. Nad lõikavad ma arvan, väga palju kasu sellest, et nad on avalikud, nad ise tahavad olla nähtavad ja neil siis võrreldes näiteks mingisuguse maailma vallutava ettevõttega on see, et neil on investor, võrdub klient või võib-olla veel võrdus, siis see tõenäosus on. Sa rääkisid ise reguleeritusest ja sellest, kuidas tegelikult see annab siis selle kvaliteedimärgi, ehk siis investorid usaldavad rohkem seda ettevõtet, mis on siis avalikult börsil noteeritud ja teistpidi siis börs annab ka seda lisa sellist turundusvõimsust, powerit ja nähtavust sinna juurde. Nüüd teistpidi, kui ma olen väikene alustav ettevõtja, et võib-olla mitte nii väikene enam, et mul on ikkagi oma toode kenasti turul, mul on omad kliendid, ma tahan täiendavat kapitali kaasata ja siis keegi ütleb mulle märksõna reguleeritus ja see automaatselt paljude jaoks seostub sellise bürokraatliku pika protsessiga, tekib väikene õud isegi, et kui ma nüüd börsile tahan minna, et mida see siis praktikas tähendab. Teistpoolt tuuakse välja, et First North on justki nagu alternatiiv börs või et kuidagi reeglid on leebemad või sinna siis pääsemine on justkui kergem. Kuidas siis tegelikult on? Milleks vaim peab valmis olema, kui ma soovin avalikult oma ennast noteerida börsil? Jällegi, nagu ma varasemalt ütlesin, küsige nende käest, kes meil on, et kui raske on. Tegelikult võib nagu päris kindlalt väita, et need ettevõtted, kes on võtnud reeglid, mis meil on, tegelikult ma ütleks üldse niimoodi veel lihtsamalt, et kui ma ütlesin, et ettevõte saab nähtavust ja tuntust ja usaldusväärsust, mida kuskilt mujalt ei saa, lisaks rahale, siis me tegelikult tahame ainult ühte asja vastu saada, läbipaistvust. Ja nüüd need ettevõtted, kes panevad need reeglid või võtavad neid nagu kohustust versus need ettevõtted, kes panevad need enda kasuks tööle, siis see vahe on 90% väljendunud või väljendub nende aktsia hinna liikumistes. Ehk et investorid tegelikult, nad on juba ära harjunud sellega, et võib suhelda ka tihemini
kui meie reeglid ette näevad. Ma toon lihtsalt näite, et kui sa oled põhituru ettevõtte, suur ettevõtte nagu Enefit Green või LHV või Tallinna Sadam näiteks, siis sinult oodatakse seda, et sa kord kvartalis tutvustad, kuidas sul läks. Kord kvartalis, see on siis 4 korda aastas. First North on tõepoolest mõeldud väiksematele ettevõtetele. See loogika on umbes selline nagu 50 aastat tagasi asutati Nasdaq USAs. Tänu sellele said börsile väiksemad ettevõtted. Tolle aja väiksemad ettevõtted olid Amazon ja Microsoft ja taolised tehnoloogiaettevõtted, kes varasemalt, see oli nagu liiga keeruline. Siis Nasdaq tegi elektroonilise kauplemise ainult ja kauplemistasud kukkusid 90%. See tegi siis sellise kättesaadavamaks investeerimisel. Ja First North tegelikult võib-olla ütleme nii suurt revolutsiooni ei teinud, aga see loogika oli sama. Ehk et vaadati, et need tehnoloogiaettevõtted, kes kunagi olid liiga väikesed, need on nii suured, aga tegelikult on sellised valmisolekut on nüüd paljude teiste seas, aga nad on selle põhituruga, või nad on põhiturule liiga väiksed. Neid ei peaks võrdlema Amazoniga näiteks. Ja siis tehti First North. Ja First North on Põhjamaades, kus meil on kontorid igal pool ja Baltikumis. Aga selliseid alternatiivturge tegelikult on veel. Aga kõige edukam Euroopas on First North. Ja nüüd, kui seal põhiturul oli siis 4 korda aastas, siis First Northi nõu on 2 korda aastas. No ma arvan, see ei ole selline kontimurdev ülesanne, aga kui me vaatame nüüd, kuidas ettevõtted tegelikult käituvad, siis võib-olla on mõni üksik, kes tõesti suhtleb investoritega 2 korda aastas. Et reeglina käib see peaaegu iga kuu. Sellepärast, et jällegi, et see oleneb ettevõttest, oleneb sellest, ma ei tea, kui tihti teie suhtlete või nõustate oma neid hoolealuseid siin. Vaevalt 2 korda aastas, et selline suhtlus ja igapäevaselt, iga nädalaselt valmis olek endast rääkida. Ja see ma arvan, et peaks vastupidi üldse mõtlema, et kui sa ei taha suhelda, et siis ei peaks üldse mõtlema selle peale, et sa tahaks börsi kaudu üldse mingit raha kaasata. Kui sa ei ole valmis suhtlema, siis ilmselt ei ole mõtet üldse raha kaasata, sellepärast, et ega selles osas ei ole investoritel ka teistsugust ootust. Kõik tahavad seda informatsiooni tegelikult ikkagi saada. Aga teeme hästi lihtsalt selgeks, et kui ma olen nüüd otsustanud vaadates, rääkinud Saunumiga, saanud head tagasisid, et tõepoolest First North on minu jaoks parim variant ja mõtteliselt tulen ja koputan ukse peale, ütlen, mina sooviks ka, siis mida täpselt ma pean tegema selle jaoks, et see juhtuks ja kui kaua see aega võtab, et tõepoolest börsikella helistada oleks võimalik? See on ebapopulaarne vastus tõenäoliselt, aga kõik oleneb. On küll ebapopulaarne. Et see oleneb sellest, et mis sul valmis on. Tegelikult põhiline dokument, mida First Northile tulijad peavad valmis tegema, on ettevõtte tutvustus. Selle kohta meil on sisuliselt väga detailne ülevaade kodulehel. Minge vaadake, minge lugege, meil on iga ettevõtte, need tutvustused on ka seal üleval, et te võite sealt siis šnitti võtta, et mida seal on kirjutatud. Aga see on ütleme, ettevõte, kes üldse hakkab juba raha kaasama, neil on teada tegelikult, mida küsitakse. See on väga-väga lihtne, et kes me oleme, mida me teeme, miks meil raha vaja on ja kuidas see investorile kasulik võiks olla. Ja nii lihtne ongi. Ja siis ta võtab endale ühe nõustaja. See nõustaja on reeglina advokaadibüroo, kes aitab siis dokumentatsiooni kokku panna. Ja meil on tuldud turule mõne kuuga ja võib venida see kuni, ma ei tea, Enefit Green tuli 4 aastat. See on naljaga pooleks, seal olid mingid poliitilised. Suurematel läheb kauem aega? Ma ei tea. Eks see, et kuhu minnakse, kelle uksele koputama, see ka natukene ikkagi erineb. Ütleme sellised
kes meil on First Northile tulnud, need on ikkagi puhtalt Eesti jaeinvestoritelt raha kokku kaasanud, et kuskile välismaale pole mindud. Ehk siis sisu poolest on tegelikult see protsess üsna sarnane kellelt iganes kapitali kaasamisega, et ma pean rääkima endast, oma tegevusest, olema valmis seda teiste osapooltega jagama, ma pean targematelt nõu küsima, kui enda teadmisi jääb napiks ja tihtipeale on need targemad siis tõepoolest erinevates advokaadibüroodes ja ma pean olema valmis, et see protsess võtab aega. Ükskõik, kas ma kaasan investeeringut siis näiteks riskikapitalifondilt või ma kaasan siis seda avaliku noteeringu kaudu. No ja meie inimesed loomulikult samuti on kogu selles protsessis siis toeks. Muidugi olukord muutub siis, see on väga õige, mis sa ütlesid, aga olukord muutub siis, kui see börsikell on helistatud ja ettevõte on ametlikult siis börsiettevõte. Et siis on küll erinevus, et kas sa nüüd kaasasid mõnelt fondilt raha või sa kaasasid avalikult investoritelt raha, et ühte viisi või ühel viisil sa oled põhimõtteliselt, sul on see nii-öelda sahtlis leping. Teisel sa oled kas siis kord kvartalis või kuidas sa otsustad oma aruandlust hakata tegema, kuidas sa otsustad investoritega hakata suhtlema, siis sa oled ajakirjanik vaateväljas ja huviorbiidis kohe. Ja siis on sul võimalik jälgida näiteks, kui sa oma töötajatele oled otsustanud optsioone anda, siis nendel samuti see ei ole sahtlis, vaid neil on nagu reaalselt turu tingimustel siis tekib hind nendele. No startup maailmas armastatakse väga kasutada sellist mõistet, et startup ettevõtted peaksid kaasama nii-öelda varajases faasis tarka raha, et mida see siis tähendab, et ehk siis tähendab seda, et lisaks rahale kaasatakse veel ka teadmisi, kontakte, uste avamisi ja kõike muud. Ja see on siis üks põhjus, milleks väga paljud startup ettevõtted otsustavad, et näiteks just ingelinvestorid on seda faasi kõige sobilikumad rahastama, kuivõrd nad on valmis ise aktiivselt panustama või miks startup ettevõtted otsustavad, et näiteks spetsialiseerunud riskikapitalifondid on siis nende jaoks parim valik. Sa tõid välja juba ka börsiplussid, eelkõige just kvaliteedi, märgi ja nähtavuse poole pealt. Ja ma usun, et väga sageli küsitakse sinu käest, et aga kui mul on võimalus valida, et miks ma siis peaksin ikkagi börsi valima, et kas on midagi veel lisaks kvaliteedimärgile või nähtavusele, mis paneb ettevõtteid just näiteks First Northi kasuks otsustama? No, seda ei olegi nii vähe tegelikult, et võta veel, et enne kui sa börsil ei ole tulnud, siis sa ei tea tegelikult, mis su ettevõtte väärt on. Et turuväärtus tekib ainult siis. Et kõik muu on tegelikult jälle selline salvrätikule arvutatud mingi number. Kokkuleppe. Mingi kokkuleppe, jah. Ma ütlen teile ka ära, ma olen seda nalja, tegelikult see pole isegi nali, see on tõsi, et kuidas saab ettevõttest teha ükssarviku väga lihtsalt. Et üks pool siis ettevõtte omanik või aktsionär peab müüma teisele 0,0001% ettevõttest $1000. Ja meil on tehtud see kokkulepe, ehk et 100% maksab täpselt $1 miljard. Et sellist vigurit sa ei saa börsil teha. Et börs on see, et kus hind tekib päriselt ka nõudluse ja pakkumise tulemusena. Et ta nagu algusest peale ta on selline turumajanduse sümbol. Ja see ei pruugi olla hea. See ei pruugi sobida kõigile, et kui me alguses rääkisime siin numbritest, mina ütlesin 400 miljonit, sa ütlesid $1 miljard. Ega see minust ongi väga hea selline võrdlus, et sellest 400-170 oli Enefit Green. Võtame siis, et ülejäänud olid siis need teised IPO-d ja SPO-d. Ma arvan, niimoodi peakski olema ta normaalselt, et kogu maailmas on kokku vist 50 või 60 000 börsiettevõtet. Et börsile tegelikult lähevadki need, kes tahavad väga-väga olla avalikud, kes näevad, et sellest on midagi kasu neile, kes arvavad, et nad suudavad ettevõtteid hinnastada paremini, kui nad on börsil.
noh, üks, mida räägitakse sageli on see, et kontroll jääb sinu kätte. Rohkem kontrolli jääb sinu kätte, sa tegelikult suudad seda ettevõtet kontrollida paremini, kui sa ise otsustad, kui palju sa annad sellest ära. Vabalt kaubeldavaks, see on jälle meil üks väike reegel, et kui palju sealt võiks olla vabalt kaubeldav investoritele. Jällegi, see ei tähenda, et kaasates venture capitali või äriingleid või minu pärast private equity't, see oleks kuidagi teistmoodi, aga see tõenäosus on pigem, et on teistmoodi. Sellepärast, et fondidel on mingisugune eluiga ja neil eesmärgid on pisut teised. Aga see know-how pool, sul on täiesti õigus, et loomulikult, kui sul on spetsialiseerunud fondid ja äriinglid, et sealt saab head nõu. Aga ma nüüd ei tahaks üldse ennustada, et kui mitu protsenti siis sellistest edumeelsetest ettevõtetest võiks jõuda avalikuks, ma ei oska öelda. Aga see on igal pool tegelikult väga-väga sarnane. Et need, kus sul on välja kujunenud ja kusjuures meil on ta välja kujunenud selline ettevõtete finantseerimise struktuur ju vähem kui 10 aastat tagasi, et meil puudusid ju praktiliselt fondid enne seda. Ja kui me mõtleme selle peale, et miks need fondid meil on, siis me peame tänama Lehman Brothersi kokkukukkumist. Et sisuliselt need on ju alguse saanud siin Euroopa rahadega, kes on siis sisuliselt see ankur investor olnud igas fondis. Et see on väga, väga positiivne. Ja ilma selleta, ma arvan, me vinduksin veel edasi. Räägime veel erinevustest ja sarnasustest ja pisut teise nurga alt. Kui startup ettevõte hakkab investeeringut kaasama, siis väga paljudel juhtudel on nad harjunud, et neil peab olema üks juhtinvestor. Et see võiks ideaalis olla nii ingelinvesteeringute puhul, eriti just kindlasti sündikaatinvesteeringute puhul, see võiks ideaalis olla nii ka VC investeeringute puhul. Kuidas börsiga on? Kas börsile tulles võiks just kui keegi olla juba ära lubanud, et jah, mina investeerin ka, kui te börsile tulete sellises ja sellises mahus. See on ka Funderbeami üks nõuetest. Või vastupidi, on see mingil põhjusel reeglitega keelatud, et keegi on juba kuidagi pidi just kui broneerinud mingi osa. Ja meil ei ole keelatud see, aga meil alates sellest, kui algab avalik pakkumine, siis see on kõigil avalik ja nii ongi. Ehk et see, mismoodi ettevõte kavatseb aktsiad pärast, jällegi, et võrreldes mõne platvormiga, siis meil investor saab päris osaluse ettevõttest läbi aktsia. Aga ja, et see, mismoodi jaotatakse aktsiad peale avaliku pakkumise lõppemist, see peab olema kirjas selles ettevõtte tutvustuses. See, kas eelistatakse kedagi, nagu tihti on näiteks, et eelistatakse, ma ei tea, mingisuguseid eelmiseid investoreid või aktsionäre, see on kõik selline tehniline küsimus juba, aga eesmärk on pigem ikkagi see, et ta on kõigil avalik, täpselt ühtemoodi, kedagi eelistata. Ja kui toimub ülemärkimine, nagu meil siin on tihti olnud, siis lihtsalt kõik saavad, ma ei tea, nii ja nii palju vähem. Ehk piltlikult öeldes ei pea juhtinvestoriga käest kinni sellest uksest sisse tulema, et nii nagu sa ütlesid. Et... Kindlasti mitte, aga see ei tähenda, et seda ei võiks olla. Et näiteks see võib olla ka selline olukord, kus lepitakse mingi investoriga kokku, et investor paneb ettevõttesse raha siis, kui ettevõtte on avalikuks saanud näiteks. Ehk et see on investori jaoks usaldusväärsem ja investor ootab, oletame, et ettevõte müüb ettevõttest, ma ei tea, 10-15% ära, noteerib ennast ja siis kaasab mingisuguseid lisavahendeid, et selliseid kombinatsioone on erinevaid. Me oleme rääkinud sellest, miks börsi peaks eelistama,
mis on need. No millest me pole üldse rääkinud sellest, miks peaks eelistama. Ilmselgelt oleme rääkinud mitu korda lausa kvaliteedimärksõnana, ma arvan, on kõlanud eetris vähemalt korda 5. Lisaks sellele siis kõik need turunduslikud ja nähtavuse aspektid. Räägime selle nurga alt ka, miks Tallinna börsi peaks eelistama. Kui Wise IPO tegi, mis on siis kindlasti selline märgilise tähtsusega sündmus olnud Eesti startup ökosüsteemi ja tegelikult ma usun majanduse jaoks tervikuna ka, siis oli palju juttu sellest, miks tuldi turule just nimelt Londoni börsil, mis need eelised on, kas teoreetiliselt või ka praktiliselt oleks tegelikult võinud eelistada ka kodubörsi ehk Eesti börsile tulla hoopis. Kuidas sa kommenteerid seda poolt? No nende turuväärtus oli sel hetkel, ma täpselt ei mäleta, mis ta oli, aga tõenäoliselt 2 korda suurem kui meie kogu koond turuväärtus. Ehk et nad oleks olnud ainult Tallinna börsil võib-olla liiga suur. Aga see on ka kõik. Et selline, ja seda peaks muidugi nende käest küsima, et kes neid nõustas. Sellised suured turud, kas me võtame London, New York, miks mitte Stockholm, kus on väga palju IPO-sid, siis kes otsustab seda, kuhu minnakse, on tihti nõustaja ja suured investorid. Ja seal on väga suur annus marketingi, et miks üks turg, mitte teine. Väga palju selliseid, mis kunagi olid probleemid, et ligipääsetavus ja nii edasi, et need ei ole tegelikult tõsiselt võetavad teemad. Et pigem on see, et üks investor tahab, et ma oleksin sellel turul, sellepärast, et arvab, et seal turul saab ta ligi paremini sellistele investoritele. Mis see Tallinna börsi müügi pitch siis sellistes olukordades on, et miks Tallinna börs? Ei olegi võimalik seda müüa, et kui on esiteks, kui on ettevõte on väga suur ja investor on otsustanud, et sinna. Ma ütlen kaks sellist näidet lihtsalt, et ma arvan nii Wise kui võib-olla siin teised, kes ei ole veel avalikud, et mida, nagu mina oleksin ettevõtte asutaja, mida mina teeksin. Ma teeks patriotismist, ma teeks topeltnoteeringu Tallinna börsile. Ehk siis, kui sa oleks Markus Villig ja juhiksid või Martin, Martin on kunagi seda küsinud ühel üritusel, et mis ma teeks. Ütlesingi, et niimoodi ma teekski. Et see tegelikult, see raha kaasamise, põhimõtteliselt ta võiks, kui me räägime Boltist, raha kaasata kokku ükskõik mis turul. Nüüd ongi, et kus seda võiks teha. Klassikaliselt on toimunud riikide valimine või börside valimine niimoodi, et sa lähed sinna, kus sind kõige rohkem teatakse. Seal on need investorid. Et see on nagu see punkt 1. Ja punkt 2, kui on mingi riik veel, kus sind väga tuntakse. Ja armastatakse. Ja armastatakse ja võib-olla millega sa ennast seostad, siis tehakse topeltnoteering. Aga nüüd lihtsalt üks näide siia, et me oleme ka kohanud siin ettevõtteid, kellel on maailmavalutusplaanid ja siis on see mõte, et me läheme USA-sse kohe. Nüüd, kui me mõtleme USA peale, siis alla miljardilise market capiga ettevõtted on väiksed ettevõtted. Kui me nüüd tuleme nagu lähemale, võtame Stockholmi näiteks. Stockholmis tehakse tõenäoliselt umbes 1000 korda rohkem tehinguid kui meil. Käive on umbes 1000 korda suurem. Nüüd see, kui ettevõte läheb sinna, see ei tähenda, et ta saab paremat likviidsust. See ei tähenda seda, et temaga hakatakse samamoodi aktiivselt kauplema. Ja need näiteid meil mõned on. Tallink, kõige tuntum Eesti ettevõte tõenäoliselt Soomes. Ma arvan, et on. Noteeris ennast Helsingis mõni aasta tagasi. Ja täna on siis tehingud või kauplemiskäive, see on 2 korda suurem Tallinnas. Eks? Et Helsingi on
hoomamatult suurem turg, seal on hoomamatult suuremad ettevõtteid, aga endiselt kaubeldakse Tallinnas rohkem. Teine väga suur ettevõte oli Leedus, oli Ignitis Group, nende suur energiaettevõte. Tehti topeltnoteering nõustajate soovitusel Londonisse ja siis Vilniusesse. Ja tänaseks on siis Londonist ära nihkunud käivet nii palju, et täna nad kauplevad võrdselt. Et see vist on täna, Ignitis peaks olema Baltikumi kõige suurem ettevõte, 1,5 miljardit. Ehk et sellised nüansid, et ma lähen kuskile turule lihtsalt sellepärast, et see on suur turg, ei tähenda tegelikult mitte midagi natukene pikemas perspektiivis, et see, millised on, või võtame Enefit Green, et Enefit Greeni ju jaotati investoritele üle poole. Et sellega ma sain isegi oma grupist kõnesid, et kas me lugesime valesti, et päriselt ka 55 jagati investoritele 55%. Et see näitab, et meil jae on väga aktiivne, neid on väga palju ja nüüd olenevalt, mis summad tegelikult kaasatakse, siis meie jae võib julgelt siin, ma ei tea, 200-300 miljonit üksi täismärkida, ilma et sa peaksid üldse kuskile välismaale koputama minema uksele. Aga tuleme Bolti juurde tagasi, mitte teoreetilisel ja hüpoteetilisel tasemel, vaid praktilisel. Nad on välja öelnud, et neil on börsile tuleku plaan. Kas läbirääkimised selle nimel juba käivad? Võib-olla sa ei saa vastata isegi sellele küsimusele, aga ürita siis kuidagi mööda minna sellest. Kas läbirääkimised käivad, et Bolt võiks tulla Tallinna börsile või vähemasti topeltnoteeringu kellegagi nad kindlasti läbi räägivad. Ma arvan oma nõustajatega. Sest Bolt on mitut pidi märgiline ettevõte kogu tegelikult startup ökosüsteemi jaoks Eestis, et kindlasti ja sellel on oma tugev aspekt, et nende peakorter endiselt on Eestis, nad on väga selgelt deklareerinud seda, öelnud välja, et jah, see on võimalik, näidanud, kuidas on võimalik 100 miljoneid investeeringuid kaasata, mitte Eesti õigusruumist ära minnes. Ma olen sellega täiesti nõus ja ma arvan, nad on näidanud väga head eeskuju ka sellega, et kui palju neil on siin töötajaid. Muidugi Wise'il on ka, aga just see peakontori teema. Ma arvan, et on märgilise tähtsusega. Ja vaata, meil mul ei sobi tegelikult ju eraettevõttele öelda, et mida nad peavad otsustama. Et küll me oleme üritanud siin riigile öelda, riik on muidugi selline lai mõiste, aga ütleme siis valitsusele või ministeeriumidele öelda, et kus kohas riigiettevõtted võiksid oma raha kaasamisi teha ja kus kohas näiteks võiks riigi võlakirju kaasata. Et see eeskuju, mida seal näidatakse, muidugi ei ole midagi, mille üle võiks uhkust tunda. Et meil on siin, küll tehakse Dublinis võlakirju ja küll tehakse Londonis, et võtame Wise'i loo, eks, et ajakirjanduses käis ju läbi, et peaministri tasemel, eks ole, käib see, et üritatakse mingisuguseid ettevõtteid enda juurde saada. Et meil tundub, et see on täiesti tume maa, et kuigi seda on räägitud 15 aastat erinevate inimeste kaudu, et miks ja mida saaks teha, et eeskuju näidata, siis siiamaani see ei ole lennanud, et kui sa võrdled kas või Dublinit ja meid, et see ei ole hoomamatult suurem piirkond, aga miskipärast seal kuidagi tahetakse rohkem saada neid ettevõtteid. Ma arvan, et seda eeskuju võiks küll näidata. Ehk siis viisakalt öeldes arenguruumi on? Meil on kõvasti arenguruumi, jah. Võtame energiaettevõtted, Elering, London, riigivõlks, Dublin. Et miks peab olema niimoodi? Et see on just see koht, kus peaks näitama eeskuju, me teeme selle Tallinnasse ja me müüme ennast niimoodi, et me tahame, et see välisinvestor, kes ostab neid võlakirju, teeks seda Tallinnas. Ja siis on kas siis Bolt või kõik need järgmised ettevõtted, kes täna kaaluvad, et kelle nõustajad ütlevad, Tallinn, siis oleks näidata, et riigi paberitesse pannakse väga hästi Tallinnasse, et meil pole vaja minna kuhugi mujale. Et see on selline, ma loodan, minu silmad näevad seda kunagi veel, et kus
keegi võtab sellise nagu riigi tasemel ka eesmärgiks, et teha midagi, et selle piirkonna nähtavus siis suureneks ja siis need eraettevõtted saaksid lihtsalt tänu sellele paremini pildile. Sest täna on ikkagi ju see, et kui eraettevõte läheb tegema välismaale roadshow'd, siis seda tehakse ikkagi enda raha eest. See on üks, tundub elementaarne, on ju, aga siis kui riigiettevõte läheb, siis seda tehakse meie raha eest. Ehk siis võib öelda, et kui Eesti ennast ka turundab ja positsioneerib väga tugevalt sellise innovaatilise digiriigi startup keskusena regioonis, siis siin võib öelda, et First Northi on startupid enne omaks võtnud, kui riik seda päriselt teinud on. No ma niimoodi ei tea. Jah, see kapitalituru temaatika tundub keeruline avaliku sektori jaoks. Aga räägime natukene veel enne, kui me jutulõnga hakkame kokku tõmbama riskidega seotud pooldest ka. Ehk kui ma otsustan nüüd oma ettevõtte tõepoolest avalikult börsile tulla, siis millega ma arvestama pean riskide poolelt? Kuidas võtta? Esimene risk on see, et pakkumine ei tule kokku. Keegi ei taha su osalust. See on üks risk, põhiline risk. Mis seal muud ikka on? Ehk mu küsimus ongi võib-olla sinna suunatud, et see risk selgelt on ka juhul, kui ma lähen erainvestorilt, riskikapitalifondilt raha kaasama, et kui mu väärtuspakkumine on kehva, siis keegi osalust minu ettevõttes ei soovi. Kas on midagi spetsiifilist, mis on just börsiregulatsiooniga näiteks seotud, millega üks ettevõte lihtsalt arvestama peab, kui ta avalikult ennast noteerib? Raske on niimoodi välja tuua, et tegelikult selle saab ka ilusti lahti kirjutada selles samas ettevõtte tutvustuses, et kui meil ei õnnestu see pakkumine, et mis ma siis teen. Et näiteks, et kas ma siis kannan raha tagasi või neid variante on palju. Et see ei ole, ma arvan, mingisugune draama tegelikult ja seda saab ka ju enne uurida. Meil on igavesti aktiivseid foorumeid ju, mida samuti aktiivselt kasutatakse, et uuritakse, mida siis inimesed arvavad, ennast tutvustada, teha mingisugust eelmarketingi. Ja siis ma ütlen, et ja see minu meelest ongi see, mis eristab börsi, et meil ongi kõik on turutingimustel. Et sa alustad pakkumisega, sa ei tea, mismoodi see lõpeb. Turg paneb selle paika. Turg paneb paika, milliseks kujuneb hind, kauplemine algab, et sul on kogu aeg selline turutunnetus. Ja risk on samamoodi nagu mitte börsil olles, et risk on see, et ei tule välja. Ja siis on see, et kui sa oled otsustanud, et sa oled avalik, sa tahad nautida seda nähtavust ja tuntust, siis sa ei saa öelda, et vaat nüüd ma tõmban oma kookonisse ja siis tuleb ka avalikult öelda, et siis tuleb ka avalikult, täpselt, et ja ma arvan, et investorid oskavad ka seda hinnata, et sellest me hoiame, nagu ma ütlesin alguses ka, et läbipaistvus on see, et üks põhilisi asju, üks väheseid asju, mida me tegelikult ootame ettevõtetelt. Et investor ei pea kobama pimeduses, et ta ei pea lehest lugema, mis ettevõttega juhtub. Et investor peaks saama selle info enne. Enne kui äripäev ilmub. Jah. Börsidel käib möll. Tallinna börsil käib ka möll. 23. veebruarini paljuski tõusu suunas, peale seda väga paljudel juhtudel ka languse suunas. Mida sina ennustad? Millised ajad börsi seal kauplevad ettevõtteid on ees ootamas ja mida peaksid tegema siis need ettevõtted, kes veel ei ole avalikult noteeritud, kes on varasemalt mõelnud, et see võiks olla nende jaoks sobilik variant? Kas selle plaaniga tuleks edasi minna? Kas sellega tuleks oodata? Kas tuleks alternatiivide peale mõelda? Mida sina soovitad? Meil käib üks pakkumine praegu, avalik pakkumine, Tuul. Me veel ei tea, kuidas see läheb. Meil on veel pakkumisi, mis ei ole edasi lükatud, mis siin lähiajal võiksid avalikkuse ette tulla, et saame näha.
Börsidel, see on selline klassikaline ajalehe pealkiri, et börsid kukuvad kibina või rallivad. Sa ütlesid möllavad, et noh, kui me mõtleme, et börsil on täna meil 28 ettevõtted, et kõik ei mölla samamoodi. Et seal on selliseid, millel on erinevatel põhjustel raskem ja seal on selliseid, millel ei ole nii raske. Et loomulikult on mingisugune üldine selline sentimendi teema, et kui kõik on punane ja must, siis võib-olla ei ole, ma ei tea, sellise suuremat optimismi investoritel, aga ma meenutan 2020. aasta märtsi, et siis kõik oli samuti väga mustades toonides. Et sealt edasi läks üks peaaegu 2 aastat kesknud ralli. Et minu soovitus on see, et nii investoritele kui ettevõtetele, et mõelge läbi, eriti kui me alustame ettevõtetest, et mõelge läbi, kuidas antud olukord, kui me mõtleme sõja peale, mõjutab või võib mõjutada teie ärimudelit. Kas teil on võib-olla hoopis võimalusi sellest ja seletada seda investoritele niiviisi. Ja investorite poole pealt, vabast. Ei, ma tahtsin lihtsalt küsida, et kui 20. aasta märtsis tõepoolest börs kukkus drastiliselt, aga ka taastus ülikiirelt, ülivõimsalt. Kas sa näed, et sõjast tingitud langus praegu on taastumisaspektist pikema vinnaga või sa tegelikkuses ka võrdled neid olukordi nii-öelda tunnetuslikult? Ei, neid ei ole võimalik üldse võrrelda tegelikult, et üks oli riikide, tänaseks võib selgelt öelda, et nagu paaniline ülereageerimine, millest mõni siin alles praegu suudab lahti öelda piirangute kaotamisega ja teine on olukord, mis mõjutab väga paljusid tootegruppe. Ja vaat siin nüüd küll peab olema suur spetsialist, ja tegelikult omama mingit siseinfot, et aru saada, et milliseks see pikaajaliselt kujuneb. Sest väga palju armastatakse praegu rääkida, et nüüd inflatsioon, et see on sõja tõttu. Et väga kiirelt inimestel ununeb see, et inflatsioon oli enne sõda. Et praegu ma ei ole veel lugenud või kuskilt kuulnud, et keskpangad jätkaksid oma rahatrükiga, vastupidi. Et praegu on signaalid tulevad, et seda rahatükki pidurdatakse ja nüüd peakski küsima, et miks siis pidurdatakse? Pidurdatakse selle tõttu, et 2 aastat mindi päris hulluks juba. Sellele eelnes veel 4-5 aastat sellist hullust. Ehk et kui me mõtleme inflatsioonid siis tekitajate peale, siis need on kõik aset leidnud enne sõda. Nüüd sõda omakorda raskendab siis erinevate maavarade kättesaadavust. See mõjutab seda pilti, ma ei taha öelda, et oluliselt vähem, aga hoopis teistmoodi. Ja sellepärast ma ütlesingi, et ettevõtte seisukohast peaks just selle peale mõtlema, et mida ma investorile räägin ja investor peaks mõtlema, et kas see ettevõte, kuhu ma olen raha juba pannud või kuhu ma tahan raha panna, võib sattuda hätta, kuna see ettevõte ei saa kätte või ei saa sellise hinnaga kätte selliseid komponente, ma ei tea, nikli hind sinna sööstis kõrgustesse või vase hind ja see on muuseas kõik selle rohepöörde tingimustes, mis sõltub otseselt kõikidest nendest maavaradest. Ja selles suhtes on pilt, ma arvan, väga-väga teistsugune. Aga samamoodi nagu said 2020. aastal pihta mingid sektorid, saavad nüüd pihta mingisugused teised. Et seda peaks hoolega jälgima. Aga inflatsiooni teema, see on andis seda oodata, aga ma arvan, see ei lähe kuhugi. Ehk siis meil on heitlikud ja muutlikud ajad, aga paljude jaoks võib see tähendada suurepärast investeerimisvõimalust, paljude jaoks võib see tähendada väga head turule tuleku võimalust, täiendava kapitali kaasamise võimalust. On kindlasti neid, kes kaotavad, aga loodetavasti on rohkem neid, kes võidavad. Aitäh, Kaarel Ots, täna
külla tulemast, oma kogemust ja sisevaadet meiega jagamast ja kõikidele teile, kes te kuulate, kui te plaanite oma startup ettevõtet finantseerida, kaalute erinevate võimaluste vahel, mõtlete ka singelinvesteeringud, riskikapitalifondid on teie jaoks parim valik, siis kaaluge kindlasti nende kõrval ka First Northi just nimelt nendel põhjustel, mida Kaarel ka korduvalt välja tõi, ehk see on koht, kus te saate kvaliteedimärgi oma ettevõttele ja kindlasti nähtavust nagu tsitaatina, nagu ei kuskil mujal. Nii et aitäh, Kaarel! Aitäh!